Me tutvusime tegelikult minu vastuvõturuumis. Minu abikaasa oli käinud tegelikult veel, see on äärmiselt huvitav lugu, oli käinud aastaid tagasi veel täpselt siis, kui ma Austraaliast Eestisse tagasi tulin. Ta käis mu ema vastuvõtul mu kodus. Mind ei olnud vist kodus sel hetkel. Nii, selleks luhta ei kohtunud. Siis ta tuli mu vastuvõtule. Nüüd seekord sinu vastuvõtule. See ei ole Puuduta mind saade, see on Hommikuseks staariga. Ja mul on külas Merili Timmer. Jummal, jälle pean nime vaatama. Alesmaa, ma tahan kogu aeg Aesmaa ütelda, aga Alesmaa. Ja ma olengi nagu siin kahe vahel, et ametlikult passis on Alesmaa. Ametlikult passis on Alesmaa, jah. Et mina otsustasin võtta ainult oma abikaasa nime, siis mulle tundub see selline suurem võib-olla lugupidamise näitamine ja austuse näitamine ja tõsiselt võetavuse näitamine ka oma abikaasale, kui tõsiselt ma seda abielu võib-olla võtan, et ma lasen lahti sellest nimest, mis on mul terve elu olnud. Aga ta on mul brändina ja bränd jääb. Et mul ei ole mõtet hakata tervet brändi nüüd ümber kuidagi kujundama. Inimesed on harjunud, Merili Timmer, Kirsti Timmer, Timmerid siin, Timmerid seal, et las ta olla. Et see bränd ja avalikkuse ees niiviisi, aga ametlikult on, jah, ma lasin sellest nimest siis selles mõttes lahti. Just. Ja lapsele läks ka siis seesama nimi loomulikult. Ja, et oleks terve pere ühe nimega. Ma olen siuke vanakoolikas. Ma just mõtlen, et vau, et tänapäeval on tendents ikkagi selles suunas, et paljud, sa räägid austusest teise poole vastu, jätavad siis kaks nime. Siis mõned naised on ka nii äksi täis, jätavad täiesti oma nime ja siis pannakse võib-olla need nimed üldse kokku. Jah, või võetakse üldse mingi kolmas nimi. Just, et igasuguseid trikke tehakse. Aga sinu suust oodata seda, et austusest oma abikaasa vastu, samas kui sa oled oma nime nagu nii sisse töötanud ja samas kui ma ütlen selle nime Merili Timmer, siis see nagu kõlab hästi. Kas sina ei usu sellesse, et nimel on ikkagi mingi mõju inimesele? Ma ei tea selles mõttes, et ma arvan, et on rohkem harjumus. Et inimene ise töötab selle nime sisse, mitte see nimi ei tööta teda sisse, et ma usun pigem rohkem võib-olla sellesse, et kui ma terve elu oleks olnud võib-olla, ma ei tea, oma ema neiupõlve nimega hoopis Merili Waldstein või nagu suguvõsas oli meil veel Von Waldstein ta tegelikult. Wow, see kõlaks Merili Von Waldstein. Wow. Et aga ma ei ole kinni nimes, ma ei ole kinni asjades, et mulle ei meeldi ennast puuri panna ja abielu puhul mina pidasin seda just oluliseks. Okei, aga abiellumine ikkagi. Sa ju abiellusid alles selle aasta jaanuaris. Ja jällegi vanamoodne selline asi. Ma ei sünnita, oli nii, et ma ei sünnita enne, kui me oleme ikkagi abielus. Jah. Purnad, sa oled ikka vanakooli naine. Ma olen väga vanakooli naine. Ma olen nagu täiega vanakooli naine. Mul ei ole Google mingisugust kalendrit, mul on märkmik. Sünnitan siis, kui olen abielus ja kõik siuksed asjad ja enne, ma ei tea, jõulusöömatika võtad pitsi viina, ei ole siukest asja. Kõik need vanakooli asjad mulle hästi meeldivad, et need traditsioonid just. Ja jah, selle käiks teistmoodi tegelikult, et meil oli ju plaanis sel suvel tegelikult teha väga suured pulmad, ja siis, kui me lapseootele jäime, siis ma tundsin, et et nüüd tuleb ümber mängida, et me abielusime kahekesi. Ma poleks elu sees arvanud, et ma abiellun rasedana, et ma abiellun kahekesi lihtsalt, või et ma pean nagu seda tegema veel õnnepalee saalis, mis on minu jaoks kõige veidram koht maailmas üldse. Ma mõtlesin, ma panen lihtsalt seal kontoris selle allkirja ära, et on nagu ametlikult selles mõttes on ta tehtud, et otsustasime, et teeme peo siis, kui on 1 aasta täis abielu. Et ta on pulmapidu. Täiesti okei teha ka nii ja vanded ja sõrmused anname pulmareisil, mille me teeme enne
Oota, te pole isegi sõrmuseid või? Mul ei ole sõrmust. Abielu sõrmust polegi. Skandaal! Ei ole ja siis mõtlesime, et teeme teistmoodi, et meil on justkui 3 sellist sündmust, et on registreerimine, seejärel me anname need sõrmused ja vanded, et seda tahaks kindlasti reisil teha kuskil, et rannapulmast me oleme alati unistanud. Kui paljud sul tulevad sinna Maldiividele, lendavad kohale, on ju, või kuhu iganes paradiisi saarele, et on seda rahakotti nagu nii pungile, et tulla ja siis niisama pulma, on ju. Ja siis veel pulmakink ja siis veel need riided ja kõik, on ju, et mõtlesin, aga teeme pulmareisi lihtsalt enne. Käime seal reisil, anname need sõrmused asjad ja siis tuleme tagasi ja kui saab aasta täis, teeme peo. Kõigil tore. Kõik on nagu tša-tša-tša-tša, väga tore. Aga kas see abiellumine nüüd, see on ikkagi, kuigi sa kirjeldasid seda kui ühte lihtsat protseduuri, on ju tšak-tšak-tšak, kas see on ikkagi teistmoodi tunne? Kas sa vahepeal mõtled, et vau, ma olen nüüd abielu naine? Alguses ma võib-olla mõtlesin selle peale niimoodi rohkem jah, et aga see oli minu jaoks kuidagi nii loomulik, sest et kui ma oma abigaasat kohtasin, siis ma teadsin esimesest silmapilgust, et tema on see, kellega ma tahan terve oma elu veeta, ma tahan käsikäest temaga surra ka. Palun ütle, millal see juhtus? Palju siit aega möödas on? Sellest saab nüüd 2 aastat. 2 aastat tagasi? 2 aastat tagasi me tutvusime. Nii, kus? Anna tuld, mina ei ole ka nii palju kodutööd teinud. Ma ei ole seda kuskil rääkinud, aga sellepärast ma ei leidnud just. Me tutvusime tegelikult minu vastuvõturuumis. Minu abikaasa oli käinud tegelikult veel, see on äärmiselt huvitav lugu, oli käinud aastaid tagasi veel täpselt siis, kui ma Austraaliast Eestisse tagasi tulin. Ta käis mu ema vastuvõtul mu kodus. Mind ei olnud vist kodus sel hetkel. Nii, selleks luhta ei kohtunud. Siis ta tuli mu vastuvõtule. Nüüd seekord sinu vastuvõtule. Just tuli mu vastuvõtule. Ja tead, ma ei ole mitte kunagi elus sükest asja teinud, aga ma ütlesin inimesele, et tead, et kui sul nagu selle teemaga ikkagi veel midagi on, et ma annan sulle igaks juhuks oma numbri. Pärast mõtlesin ise, et issand Merili, kas see on normaalne või? Ja see tuli kuidagi iseenesest mu suust välja ja andsin numbri. Ei tulnud seda kõne, küll aga tuli 3. korda siis vastuvõtule. Ja siis ma mäletan, et ma panin neid kaarte ja ma ehmatasin niimoodi ära. Sa nägid ise ennast seal? Ma nägin ise ennast seal. Ma olen täiesti võõras mees. Mina näen ise ennast tema kaartides terve elu vältel. Ema kõrval. Mõtlesin, kas ta siis jääbki mul käima nüüd siin vastuvõtule. Ja kujutad ette. Ja sealt see tegelikult läks. Ja leidsin oma vastuvõturuumist siis oma elu armastused. On ka selgelt nägi. Vastuvõtt toimub Viru tänav 2AB. Ja siis esimese aasta jooksul me siis kihlusime ja siis enne, kui oleks aasta siis üle läinud, siis ka abielusime siis nii-öelda sellel kihluse päeval. Et suht ikkagi väga kiiresti. Ja vaata, kui traditsiooniline jälle. Esimese aasta jooksul kihlume kohe ka selle sama aasta jooksul abielume. Ma peaga ei ringi praegu täiesti. Vau! Aga ma mõtlen, et see oleks nagu läheks psühholoogi, minu jaoks on selgeltnägija juurde minek või kaardimulle juurde minek. Natuke see ka, et nagu läheks psühholoogi juurde. Sa ju lähed rääkima oma asjadest ja kuulama oma asjadest. Et see on, ma ei julge vist küsida, mis põhjusel ta tuli ja mida ta küsis su käest. See oleks vist kohatu. Need olid tööasjad, mis oli nagu selles mõttes easy breezy, et need olid tööasjad lihtsalt, et minule väga huvitav. Temale antud hetkel ka kindlasti oli huvitav selles mõttes, et aga need olid jah siuksed. Kaua need vastuvõtud kestsid? Hiljem pikemalt. Okei, aga see nagu ei hirmutanud sind mingis mõttes, et või ma ei tea, kui hea, sa pead olema hea inimeste lugeja või nägija. Et kas sa ikkagi kasutasid seda nippi või võtet ka, et sa ikkagi vaatasid nagu kohe päris sügavuti selle inimese sisse? Ei vaadanud ja see oligi teistmoodi selles mõttes, et kui ma varasemalt kellegagi tutvusin, siis ma alati vaatasin kohe, et mis see saab ja nii edasi ja mis inimesega tegu on.
nägin ära, mis sellest saab. Ma ei viitsinud rohkem süveneda nendesse asjadesse. Ja tema puhul ma ei vaadanud mitte kunagi, mitte kordagi. Ma lihtsalt tundsin ära, ma nägin ära, et tema on see minu jaoks. Et mingi selline keemia ikkagi hakkas. Et see, kui öeldakse see armastus esimesest silmapilgust, siis on küll olemas. Ja ma arvan, et kõik ei koge seda lihtsalt. Mõni ei koge üldse elu jooksul kordagi. Need inimesed kogevad hoopis teistsuguseid asju, mis on nende jaoks palju olulisemad. Vaata, on meil ju inimesi, kes tegelikult hoopis suurt karjääri teevad ja ei kogegi võib-olla seda päris armastust. See on ka okei. Igaüks tuleb ju oma lepinguga siia midagi, mis kogemust saama on ju, ja see on täiesti okei on ju, et see ei peagi ilmtingimata nii olema, nagu tänapäeval ma ei tea, kõik ei pea lapsi saama on ju, sest kõik ei ole sündinud vanemateks ja see on täiesti okei. Aga täna, kui sa räägid sellest, siis mul juba kibeleb natukene. No? Ma tõin su kingituse. Mama! Ma ei ole sulle kunagi midagi kinkinud ja ma mõtlesin su peale eile õhtul. Ja siis mõtlesin, mis ma sulle kingin. Et raamatu ma tahtsin sulle niikuinii kinkida, mis on siis unenäod. Unenäod ikka huvitavad kõiki. Palun. Absoluutselt. Aga mis on head asjad, mis naisel peavad ikka olema? Noh, mis need on? Et oleks tööd, et oleks raha ja et oleks seksi ja kirge. Töö, raha, seks, juhei! Kui need asjad on elus olemas, siis on suht okei. Siis on, aga kas siia, vaata nüüd me jõudsime huvitava koha peal. Kas sa tahad öelda, et see, kas siin on kirjas ka see, eks ole? Seal on rituaalsed sõnad sees. Kuidas see siis tööle panna? Ja pole mina veel näinud, et ei tööta. Nii, krimps-kramps. Kohe peitu ära. Kohe peitu ära, et energia välja ei läheks. Kuule, aga räägime selgelt nägemisest ja energiatest üleüldse, kui me läheme veel edasi mingite teemade juurde. Vaadake meie eelvideot, ma lubasin selle täna välja nuputada. Merili lapse nime, mis on sinu nime sarnane tegelikult on ju. Et, aga lähme kõigepealt energiate juurde. Et sinu juures käib tohutult palju inimesi ikkagi, või noh, siiamaani on käinud, nüüd sa natukene puhkad, mis on täiesti normaalne, on ju. Aga võtta vastu järjest nagu või kogu aeg neid inimeste energiaid. Kas vahel on siin mingi asi ka ära hirmutanud nagu? Teada inimese energia selles mõttes, see energia, mis väsitab, on rumalus ja lauslollus, see väsitab selles mõttes, et ükski nagu päris probleem ei väsita, sest et minu jaoks on see ikkagi suke siiamaani põnev väljakutse leida sellele lahendus, sest et mul on suhtumine, et kui inimene tuleb minu vastuvõtule, siis ta peab igal juhul sealt ära minema parema tundega, kui ta tuli. Et kui seal on midagi on kehvasti, siis leiame selle lahenduse. Kui sa nii pidi otsima teise suuna, kust kaudu minna, eks. Et see on mu jaoks nagu huvitav, aga väsitavad on inimesed, kes tulevad lolli mängima ja nendega ma ei viitsi tegeleda. Et nad tõesti väsitavad mind selles mõttes, et kui hakkab siuke lolli mängimine pihta, seda ei ole enam. Et ma olen selleks enda poolt nagu kõik teinud, et keegi ei taha tulla sellise summa eest sinna lihtsalt nalja tegema, on ju. Aga seda oli päris palju siis, kui ma saate võitsin, siis selgelt nägijate tuleproovi, eks. Siis oli ikka neid, kes mõtlesid, et nad tulevad, teevad mulle ise mustakasti ülesandeid ja nii edasi. Tulid sind just kui proovile panema. Proovile panema just, et ja mul on väga selgelt meeles üks noormees, kes tuli samamoodi katsetama ja küsis mult, et räägi mulle, et mis suhe mul on oma emaga. Siis ma küsisin talt vastu, et no ma ei tea, kui hea suhe sul saab olla, kui üks on hauas. Sarraks. Noh, sa mõtled, et ma ei saa aru. Et see oli nagu, ma ütlesin talle ka, et sa nagu solvad oma ema praegu ja see on raiskab mu aega. Et sellised asjad on väsitavad, et kui sa tead, et sul on samal ajal nagu ootamas inimene ukse taga, kes on mures, kas tema last on väärkoheldud, on ju. Et siis see nagu tekitab selle nii drastilise vahe seal lihtsalt, et viitsi tegeleda sukse asjaga lihtsalt, et keegi lihtsalt lollub mängima, et selleks on muud kohad. Sa ütlesid praegu ühe hirmsa asja. Ma küsikski nagu siit, mis on need kõige jubedamad asjad, millega sinu poole on pöördutud? Mulle jääb igavesti meelde, kui mulle toodi sellise 2-3 aastane laps, pandi tooli peale istuma ja küsiti, et kas on seksuaalselt väärkoheldud.
jääb mulle elu lõpuni meelde. Kui raske tundega ma tol päeval koju läksin. Et see oli juba siiamaani tekitab mu plombikurku täitsa. Et see oli, ma arvan, et üks kõige raskem. Et muud asjad ei ole. Täiskasvanud inimene tuleb oma asjadega toime, aga lastega on teistmoodi, eks. Et lastega on raske, kui on sellised olukorrad nagu olnud. Koduvisiidid on olnud kindlasti need, mis on hirmuäratavad olnud. Et see, kui rasketes olukordades inimesed võivad olla ja kuidas nad ei julge rääkida sellest tegelikult, et ja kui julgevadki, siis tekib see küsimus lihtsalt, et issand, et miks sa elad siin, miks sa oled siin, on ju, et see on raske. Et aga vastuvõttudel võib-olla veel, mis oli nagu siuke periood täitsa, kus juhtusid mingid asjad, kus mul tekkisid nagu sellised, kuidas ma nende kohta siis eesti keeles stalkerid nagu jälitajad, eks. Okay. Et ma mäletan väga selgelt, kuidas üks meesterahvas hakkas mulle kirjutama. Küll ta armastas mind, küll ta vihkas mind, see käis tal nagu tujude järgi täiesti. Ja mingi hetk hakkasin vaatama, et kes see inimene on, et miks ta mind terroriseerib. Ja siis ta oli kinnistunud paadunud retsidivist, kes oma eks-naise traadiga ära kägistas. Siis tekkis samal ajal mul naabermajast üks meesterahvas, kes mul autorehvid läbi torkas poole aasta pärast järgmisel autol, aga käis jälitas mind. Jälitas mind niimoodi, et ikka sõbranna hoovi täiesti ja seal lõikas mul läbi ja käidi aia taga passimas ja see oli siuke aeg, mis oli hästi ebamugav. Igatepidi. Tänaseks õnneks seda ei ole enam. Aga sa saad ise ka selle jaoks midagi teha, et kui sa tunnetad, et on mingid ebameeldivad asjad toimuvad, näiteks sinu enda elus või lähikondlaste ümber, kas sa saad mingi kaitse peale panna või saad sa midagi, kuidagi seda asja suunata? Ikka, selles mõttes, et ega neid inimesi on nagu veel olnud, kes on arvanud, et hea mõte on hakata nagu kiusama, sellepärast midagi ei sobinud, on ju. Et mingi vastus ei sobinud, on ju. Siis ma annan neile natukeseks ajaks muud võid tegevusi. Oh my god, kas see tundub õudne? Et okei, see oli väga ilusti läbi lillede praegu öeldud. Ma annan tegevust lihtsalt muude asjadega, et siis saad tegeleda natuke enda asjadega ja mõelda oma asjade üle järgi. Issakene. Aga mis on kõige õelam asi, kas sul on otse näkku ka öeldud midagi konkreetselt? Sa oled ikkagi, vaata sinu puhul on huvitav asi see, et sa oled nagu kuulus inimene ja siis sa oled nagu nii-öelda selgelt nägija. Ma ei tea, kas ma nõiaks tohin sind nimetada? Võid ikka, kuigi õigem on vist selgelt nägija või sensitiiv. Nõid on teise nurgalt targem inimene lihtsalt kui mina. Just, et kas, et see on nagu hoopis teistsugune seisund. Meil on ju neid nii-öelda selgelt nägijad ja nõidu, kes on lihtsalt susserdavad vaikselt oma ette, teevad oma asja, väga hästi teevad, on ju, ja kõik on, aga sul on nagu lisakoorem veel. Sa oled kuulus ja siis sa veel tegeled sellise asjaga, et kuidas see nagu mõjutab? See on selline võib-olla üles ehitatud impeerium meil Kirstiga, et pakkuda natukene rohkem võib-olla kui seda, et lihtsalt istun siin laua taga ja laon kaarte, on ju, sest et kui mu laua taga käivad istumas inimesed, kes tahavadki võib-olla nad tahavadki just näiteks seda psühholoogilisemat poolt, on ju, jutustada mingitel teemadel või jagada oma lugu või küsida nõu kuidagi, on ju, siis me tegime selle podcast, ideaalne asi ju, eks, et kõik sensitiivsed teemad, suhteteemad, mis on täiesti tavaliselt siin meil kõigil, on ju. Et see oli väga lahe 5 hooaega Timmerite podcasti, et mis annab nii mõnelegi küsimusele vastused, andis nii mõnelegi inimesele võimaluse oma lugu jagada, on ju, ja mis aitas kindlasti väga palju. Siis see, kui inimesed küsivad, et okei, väga tore, mul on siuke asi, on ju nii, aga nüüd mul on vaja kaitsta ennast. Siis mõtlesin, et aga miks ma saadan need inimesed kuhugi mujale või midagi muud ostma, kui ma ise loon neid asju tegelikult, eks, et minu imelised kaitsenukud, mida ma valmistan, on ju,
et kuna ma nendesse ise väga usun ja need on väga palju inimesi aidanud tagasisidede puhul, siis ma olen selle poole sealt loonud, on ju. Ja võib-olla ka rääkinud nendel teemadel avalikult ja julgelt, et see ongi okei rääkida selles mõttes, et kui sul kodus nagu uksed pauguvad ja asjad juhtuvad, on ju, et siis sa ei pea minema vaimuhaiglasse selle pärast. Midagi valesti seal, on ju. Või et kui su laps räägib sul kodus, et ta näeb seal kedagi või räägibki kellegagi, on ju, et ta ei pea tassima samamoodi sinna Paldiski maanteele, vaid su laps ongi avatud, on ju, et võib-olla seda teadlikkust rohkem tuua. Aga ma ei pea seda kuidagi nagu veidraks või neid tegijaid kuidagi nagu kehvemaks, kes on otsustanudki omaette nurgas teha, pusida vaikselt, on ju. See täiesti okei. Millegipärast neil ei ole meie lihtsalt okei. Jah, ikkagi ma olen tähele pannud, et mingid võnked toimuvad ikkagi teie seltskonnas ka ja päris nagu tuntavad isegi. Kindlasti selles mõttes, et ühel olin ma siin ambus 1,5 aastat järjest või oli see 2 aastat, isegi ma ei mäletagi enam, kus läks nagu lauslolluseks välja, et kus ma kuulsin, et mingitel nädalapäevadel sai nagu kamp inimesi kokku ja siis ühiselt nagu veriste nugadega lausut mingeid sõnu ja sõimati mind nii, kus nagu torust tuli, on ju, et vaata, ma vaatan sellist asja, et kui sul on aega viia ennast kurssi ainult sellega, mida mina teen ja panna oma energiat minu vihkamise peale, no kurat, siis ma teen midagi väga õigesti elus. Kui jumala eest, siis ma teen midagi väga õigesti selles mõttes, et mul on kahju, et inimesel endal ei ole võib-olla millegi muuga tegeleda, et järelikult anded ei pea välja lihtsalt, et muidu teeks tööd ju. Minul ei ole sükest aega näiteks oma elus, et mul on vastuvõttud, mul on pere. Aga kuidas sa kaitsed selliste, sest need ütleme niimoodi, et öeldakse ju mõttel on jõud ja sellel on tegelikult jõud. Kui ma mõtlen kellestki halvasti või soovin talle halba, okei, see algul see suundub see jõud sinnapoole, ma saan võib-olla sellega bumerangina loomulikult mingis osas tagasi, aga ta ikkagi jõuab. Ma vahel ikka täiesti tunnen kohe seda vihkamise või mingi lainet, et ta tuleb peale. Kas on mingi meetod ka sul endal, kuidas sa ise kaitsed? Mul on väga palju erinevaid meetodeid selles mõttes, et mida ma inimestele tavaliselt alati soovitan, on see, et selliste inimeste puhul kujuta endale ette kuppel ümber, mis on näiteks peegel. See on nagu üks näidetest, et ükskõik, mida ta ütleb, mida ta mõtleb, ta näeb seal ainult iseennast ja see kõik tuleb tagasi, eks, et peegel on alati väga hea asi, millega tagasi kõike saata ju selles mõttes, et las inimene maitseb ise oma vilju. Või ma saan halva inimesega kokku, järsku ma panen siia peeglist ette. Kirstil on ju väga ilusad peegeltalismanid, eks, et loomulikult. Ja need toimivadki selles mõttes, et ja alati ka see imeline Keidu õpetatud must seadus, mida mina luban, saab minuga toimuda, mida ma ei luba, ei saa minuga toimuda. Ja ma arvan, et isiksusena tuleb ennast ise kasvatada alati, et ma olen üle sellisest asjast, et need, kes tahavad sopaga mängida, las mängivad sopaga. Mina sinna ei lähe. Sina nendega ei liitu? Ei. Mulle meeldib teiste asjadega mängida, mulle sopaga ei meeldib. No siin tulevad kindlasti mänguga raha ja eetika küsimused, eks ole, inimestel on ju erinevad arvamused, on ju, et kas siis saab mingeid asju osta. Kas ma saan osta näiteks seda, et ma tulen sinu vastuvõtule ja mul on seda, teist ja kolmandat vaja nagu on ju. Samas see nagu oleks nagu müügitehing on ju, ma ju maksan sulle, sa teed oma tööd on ju ja mina soovin midagi. Et kas see tehing, selline variant on nagu ka õige? Vaata on ju küsitud tihti peale, et kas on õige. Et nägijad raha võtavad? Kas raha võtavad või ütleme niimoodi, et mina isegi sa teed oma tööd on ju, ma arvan, et sa oled selle välja teeninud. Aga et mina just kui läheksin endale ostma mingit asja nagu, et mul on vaja, no ma ei tea, ma tahan kuulsaks saada või ma tahan nagu, ma ei tea, mida inimesed tahavad. Vot kõige rohkem. Vot mida tahavad. Mingi periood oli kusjuures, kus käidi küsimas väga palju armurituaali. Vot. Ja vot sealt läheb minu jaoks eetikapiir kindlasti, et tavaliselt ma küsin sellise asja puhul alati inimeselt, et kas sa toetad vägistamist. Pead sa seda okeiks? Et kui sa armurituaali teed kellegi pihta, kas see on nagu vägistamine või? Sa lähed ju vaba tahte vastu. Sa paned inimese tegelikult ju sunniviisiliselt ennast armastama. Aga see ei ole armastus ju selles mõttes, seal tekib selle rituaaliga
tekib selline kontrollimatu tung inimese järgi, aga mitte armastus. Armastus on vaba alati, eks. Et aga kui sul tekib kontrollimatu tung, mida sa ei ole ise loonud endale kuidagi, eks, vaid see on teiste poolt loodud sulle, siis see vaba tahe on sult ära võetud, eks. Kuidas ta vägistamisest siis erineb? Ja ma kujutan ette, et naised on vist selles asjas nagu aktiivsemad. Oi, väga. Selles mõttes, aktiivsemad kui mehed on ju. Ja see käib alati emotsiooni pealt nagu selles mõttes. Teine on siis tohutu see kättemaks, ise kättemaks on õudne. Kus on ikka, ma mäletan, et mingi periood oli, kus mult ikka küsiti igasuguseid asju, kus ma ühele inimesele vastasin, et mis sa tahad, et ma teen. Et sa tahad mõrva tellida praktiliselt. Tule mõistusele. Kullakene, et ükskõik, mis ta sus praegu tekitas, see on emotsioon, sa läheb üle, eks. Et sa ei pea selle inimesel kuidagi edasi minema, aga kui sa tellid siukse asja või teed, mis tellid, minult saa siukest asja tellida, me ei lähe siukse asja kaasa, on ju. Et aga kui sa rituaaliga tapad ära inimese, mis on täiesti võimalik, eks, siis see ei ole isegi nagu kas küsimus, et kas sa saad selle karmana tagasi, see on nagu millal. Et see tuleb kindlasti tagasi, see on ainult aja küsimus ja ta tuleb kindlasti ka mitmekordselt tagasi. Ossaraks, kuulake inimesed tõsiselt. Et inimesed tihtipeale küsivad selle karma kohta väga palju, see on üks jube teema tegelikult, et kui juhtuvad õnnetused lastega või mingid sellised tõsised asjad on ju elus, ja selle karma kohta küsitakse, siis see on hirmus teema, et harva näeb, aga näeb seda, et eelmises elus, mis sa teinud oled kellegi teise lapsele näiteks, on ju. See on hästi karm teema, hästi valus teema, aga ta on. Aga kui inimene on midagi hullu teinud, vaata, sa teed ju kire või sellises hoos, oled nagu pimedusega löödud ja saad mingi hullu asjaga hakkama ja teedki seal mingi rituaali või soovid nagu või ma ei tea, mida kuradit sa seal kõik kokku keerad ja siis ühel hetkel sul tuleb mõistus koju tagasi ikkagi. Kas sul on võimalik sellel inimesel ka vabandust paluda või kuidagi see ära pöörata? Isegi ilma võib-olla selgelt nägija juurde tulemata, lihtsalt, et sellega rahu teha ja anda mõista, et jah, ma olen teinud valesti. Kas andestamine on võimalik? See ei käi väga niimoodi lihtsalt enam selles mõttes, et need on üldjoontes inimestel alati sellised komakohad elus, vaata, mis on, igaüks tuleb siia ellu ju oma pagasiga, on ju, et mis on mul selle elu kogemused, mis on vaja kätte saada, on ju, mis mu leping on, mis mu komakohad on ju, millega ma eelmine kord takerdusin ja kukkusin läbi, see kord teeme uuesti, on ju. Ja need väga emotsionaalsed asjad ongi, kus sa nagu teisel inimeses liiga teed tegelikult, eks see on su oma koht. Kas sa suudad see kord selle õppetunni vastu võtta, et sa kontrollid oma emotsioone ja ei lähe sellega kaasa ja ei tee seda kõike. Ja kui ära teed, ega siis on teinekord mõne asja saab tagasi pöörata. Aga võt, rituaalidega ei ole päris nii, et minuti pealt ta nüüd töötab, kui ma nüüd soovin. Et täna tegin halba, ülehomme mõtlen. Ma tahaks, et ülehomme 15.30 on ju, et see võib varem juhtuda. See võib hiljem juhtuda, et see asi siis, kas sa saad enam tagasi pöörata. Tagasi pööramine, tühistamine, mina ei ütleks, et see iga kord toimib. Tegu on tehtud. Kui sa teisele inimesele lööd noa makku, vabandust, siis ei tee seda haava ju olematuks. Väga karmid sõnad. Võt, aga see on ka selles mõttes karm maailm. Miks ma ka nagu küsin alati väga julmalt inimestelt, et kas sa pooldad vägistamist, et kas vaba tahte vastu on okei minna, kas sulle meeldiks, kui sind vägistatakse. Kui see vastus on ei, siis siin meie jutt ju lõpeb. Aga ma arvan, et nendest asjadest tulebki rääkida väga karmilt, et inimesed aru saaksid selle asja tõsidusest. Sa oled üks karm bitch, õudne, mina sinu vastuvõtule küll ei julgeks tulla ausalt öeldes, sest ma kujutan ette, et ma tulen ühe küsimusega, aga millegi pärast ma sulle otsa vaatan ja vaatan, kuidas sa mind läbi näed, siis mul on selline tunne, et sa loed mind ja sa näed seal hoopis taga hoopis midagi muud. Aga see mu töö ongi. Ja sealt hakkab tulema ja selleks ma ei ole võib-olla valmis. Võt, inimesed tihtipeale ei olegi valmis selleks, et nad tulevad mingi murega, on ju, et ütlevadki, et ma ei tea, mul üldse kodus ei taha olla, kõik on kodus nii halb ja suhe on halb
mõelda, kõik on nii kehv lihtsalt on ju, et ma tahan lahku minna. Sa hakkad inimesed vaatama, et kuule, asi ei ole su kodus ega su suhtes. See on asi töös ju. Konkreetselt. Et inimene hakkab kuidagi välja elama ennast näiteks hoopis teise nurga alt lihtsalt seal kodus kuidagi on ju, et ei taha endale võib-olla tunnistada, et tegelikult on tööga nagu väga kehvasti, see ei meeldi mulle üldse on ju. Või siis on vastupidi jälle, eks. Et tahab hirmsasti tööd vahetada, ei ole rahul on ju, kuidagi siia-sinna igale poole rapsib on ju. Ja tegelikult tuleb välja, et aga ta ei taha kodus olla üldse on ju, sest et talle ei sobi see kõik enam, mis seal on. Et seal tihtipeale tuleb hoopis teise nurga alt asjad välja. Et mina ütlen alati, et ole valmis selleks, et sa saad sealt nagu seda, mis sealt tuleb. Kui julmalt aus sa ikkagi julged olla inimeste lõpuni. Oled, paned ikka täiega? Lõpuni, sest et kui ma ei ole inimesega aus, siis ma arvan, et mul ei ole mõtet teha seda, mida ma teen. Muinasütluse ju ei taha tulla mult kuulama sellise raha eest. Et sa ju tahad, sa tuled sinna sellepärast, et sa ei saa enam ise hakkama oma mingi küsimusega, mis sul on tekkinud, on ju, see ei anna sulle rahu, sul on vaja see vastust saada, et saad aru, kuidas edasi toimetada, eks. Et kui ma ei ole suga aus, siis ma teen seda. Kas keegi ei ole tulnud tagasi või helistanud sulle tagasi, pöördunud sinu poole tagasi? Persse, ma tulin selle küsimusega, küsisin vastust, sa ütlesid niimoodi, et seda ei juhtu mitte kunagi, no olgu see mis iganes siis, või et see toimub. Aga näed, ei läinud nii. Nüüd on juba 2 aastat möödas, 3 aastat möödas ja seda ei juhtunud. Sina oled süüdi, ta ei taha isegi raha tagasi, ta tahab sul läbi, ma ei tea, no mitte sõimata, aga natukene nagu ette. Jaa, need on need inimesed, jaa, on ikka. Need on need inimesed, kes käisid eile umbes niimoodi. Aga seda ei ole juhtunud, sa ütlesid mulle. Sa ütlesid mulle, et see juhtub, et ma leian armastuse on ju nii. Et mis sa küsisid mult? Aastaennustust. Nad käisid eelmine nädal. Okei. Mis ma sulle ütlesin, millal sa armastuse leiad? Sa ütlesid selle aasta jooksul, et sügise poole. Me oleme kevades. Okei. Et seda on ikka. Et aga pigem on rohkem seda, et tulevad tagasi ütlevad, et ma ei uskunud, mitte ühtegi sõna, mida sa mulle rääkisid, see kõik oli utoopia. Aga kurat võitaks nii. Ikka niimoodi tulevad ka ütlevad. Et eriti selliste asjade kohta, mis tunduvadki, et see on täiesti võimatu, et seda ei saa juhtuda. Ja siis seal nad on. Kuule on 2 sorti inimesed, ühed, kes tulevad, tahavad midagi teada, et sätida oma elu natukene niimoodi, eks ole, ja kuidagi ette teada neid malekäike ja siis teised, kes on täiesti vastalised, ei. Mis sa ise soovitaksid, et kui ma olen täiega puntras omadega, no ei leia, ma ju näen kõrvalt ka osasid inimesed, nad ei leia väljapääsu, nad ei tea. Ja siis tuleb mõtteks see, aga ma lähen ja küsin, et vaata, see oleks nagu, vahel tundub, et selgelt nägi nagu viimane õlekõrs. Et mida sa neile ütleksid, et kas see on okei selles mõttes, et kas on sama loomulik pöördumine, kui et ma nüüd olen oma eluga sassis psühholoogi juurde pöörduda? Muidugi, selles mõttes, et tihtipeale need, kes tahavad psühholoogi juurde minna, jõuavad enne minu juurde, sest psühholoogi juurde on lihtsalt ajad nii pikad, et neil on vaja enne kellegagi juba rääkida, eriti inimesed, kes on suitsiidsed. Et sügavas depressioonis, siis neil ei ole aega oodata 4 kuud aega, ta tahab täna rääkida sellest. Et sellised inimesed mina võtan üldse nagu eraan korras juba eos kohe vahele kuhugi on ju, et tema jaoks on see võib-olla eluliselt nagu määrava tähtsusega on ju, ta saaks täna kellegagi rääkida. Et ja selle koha pealt ka, et kas peaks minema, ma arvan, et see on nagu enda otsus, et täiesti on okei ka mitte uskuda. Ei pea uskuma. Minul on täitsa ükskõik, minu elus ei muutu sellest mitte midagi, kas usub inimene või usu inimene, eks, et see on ikka tema enda jaoks on ju. Üldjoontes need, kes ütlevad, et ei usu, nad ei usu ka psühholoogi. Et nende jaoks ei ole ka psühholoogamet on ju. Et ma ei tea, kust nad siis abi saavad. Delfi kommentaariumist võib-olla. Ma ei tea, mõni räägib kassiga, teine koeraga. Ka okei variant. Väga hea, kusjuures üks teraapia parimaid vorme on, kes ei taha võib-olla või kellel on ka selline amet näiteks, kes ei tohi rääkida. Ostke omale kalsukaru ja pange enda kõrvale istuma ja rääkige kõik asjad ära. Ideaalne vorm, kuidas endast lihtsalt saada välja. Sest et inimesel on vajadus saada mingi hetk endast kõik välja, sest seda kuhjub liiga palju, ta läheb hulluks sellest lõpuks, eks. Ja väga hea variant. Kuule, see oli küll imeline praegu. Nii lihtne.
Kuule, mis me lõpmatuseni sellest räägime, ma võin ikka puuduta mind saatesse sind veel eraldi kutsuma. Räägime sellest suhte ja meeste teemast ka, et ma mõtlen sinu peale, et kurat, kuidas üks mees julgeb sinuga üldse. No okei, julges tulla sinu vastuvõtule, see on selge. Tähendab, juba julgust on 50%. Just. Aga kuidas sinusuguse naisega üldse koos olla selles mõttes, või kuidas sa üldse elus oled tundnud? Kas mehed on sind kartnud? Kindlasti. Ma arvan, et ma siuke 10 aastat oma elust, mul on neid suhteid igasuguseid olnud, on ju. Et mõni on selline toredam olnud, mõni on vähem toredam olnud. Kas sina oled ka toksilises suhtes olnud? Väga. See oli tegelikult see periood, kui ma võistlesin saates, mis oli niigi hästi pingeline periood ja ma ei saa öelda, et mu kooselu oleks olnud kuidagi tol ajal roosiline, ilus ja see oleks mind toetanud. Et ei olnud. Jumal tänatud see läbi sai. Ma arvan, et see inimene on tänaseks palju paremas kohas. Võib-olla tema jaoks oli kindlasti, ma olin samamoodi ebameeldiv ja toksiline võib-olla. Aga miks sa talusid seda armastuse nimel? Sa olid nii armunid? Ei, ma arvan, et selles mõttes see oli selline periood, kus noorena, vaata, sa tahad ikka oma elu peal olla ja hakkama saada ise ja teinekord juhtub ka seda, et sul ei ole praegu raha, et ära minna ja liikuda edasi. Siis on ikka see lootus, et äkki läheb paremaks ja äkki ikka muutub ja see nooruse, see naiivsus lihtsalt, eks. Kuni sa ühel hetkel saad aru, et aga tegelikult on nagu meil mõlemal parem, kui sina lähed oma teed ja mina lähen oma teed. Et me ei sobi kokku lihtsalt. Okei. Ja nüüd on see ideaalne mees on sinu ellu saabunud, see perekond on loodud. Kui sellel ühtegi tüli näiteks selles mõttes, et sul on küll arutelud ja teinekord võib-olla need on sellised tõsisemad, on ju. Aga sul on tülisid ja see on nagu pole konflikte ja nagu lahe on koos. Me oleme nii sukke saabas ka, et ma juba igatsen teda, aga ma olen kodust ära olnud. Vaatad, kella on. Nii armas, et sa oled nagu selle õige inimese leidnud. Aga ma kujutan jälle, kas see peab paika, et selgelt nägi, et ei saa endale ise ennustada või näha iseenda tulevikku, et see ei ole nagu päris nii, sest jube tihti ju küsitakse ja minu meelest heidetakse isegi kohati ette, et kui seal kellegiga juhtub mingi võluriga midagi, on ju, aga kuidas sa seda siis ei näinud ette? Juhtub mingi liiklusõnnetus? Kes ütleb, et ei näinud? Aha. See päev, kui ma tegin oma mootorratta avarii, ma teadsin hommikul, et ma teen selle avarii. No aga kas sa ei saa siis istuda niimoodi, lähed koju, istud laua taha, istud sofa nurka ja ma ei lähe uksest välja. Mis siis juhtub, kus kukub lamp päeva? Ja võt näed, ja ma läksin ikka selle vastu, selles mõtlesin, et ma ei usu. Ja said, mis tahtsid? Ma olen niimoodi mitu korda nagu ise just ka oma saatusega nagu mänginud ja läinud ikka ja ei kuulanud ennast, on ju, et ei juhtu midagi, ei ole hullu ja olen tähelepanelikum ja nii edasi, on ju. Mina, kes mul on sõidukogemus pool oma elu selles mõttes, eks, et mul on väga hea sõidukogemus. Kaldusin lihtsalt kurbist välja. Mitte kunagi pole sükest asja juhtunud. Lihtsalt kaldusin kurbist välja, keha läks plokki, pole eluseis juhtunud sükest asja. Ja järgmine hetk juba põrkasin teise mootorrattaga kokku ja seal ma olin, korjati mind kiirabiga kokku sealt asfaldi pealt. Ja siis tõusin haiglast püsti ja kõndsin välja sealt paar tundi hiljem. Teine inimene oli kipsis ja mootorratas kõik pilgasteks ja õudne. See oli väga õudne, sest et 11 sekundit umbes hiljem tuli rekka. Et oleks võib-olla teinud 2 mahvi suitsu veel enne pikemalt, kui sõitma hakkasin, siis võib-olla täna istuks ma siin, on ju, et ma siiamaani ma olen iga päev tänulik selle eest, et see keegi mind nii palju hoidis, eks, et aga selliseid avariisid on mul elus nagu veel olnud ja mingeid sündmusi, kus nagu sul käib juba pilt läbi, et ära mine vaata, ära tee või siuke asi. Ma tahtsingi küsida, kuidas sa seda ette näed, et kuidas sa tunnetad seda ette, et nüüd täna juhtub midagi? See oleks nagu, kuidas ma ütlen, ta ei ole nagu päris hääl, mis sul ütleb, et sul juhtub siuke asi. Mul nagu pilksab mingi pilt läbi silme eest, et siuke asi juhtub. Et need on kõik selliste märgiliste ja suurte asjadega mu elus olnud. Samamoodi nagu mul vilksas vist äkki nädal enne silmest läbi, et sa sünnitad pühapäeval öösel. Pühapäeva öösel läksin maiglasse, eks, et kõik sellised märgilised suured asjad, need nagu vilksavad niimoodi peast läbi, on ju. See on vahest jumala hirmus selles mõttes, et teine kord on ikkagi ka alateadvus, mis on nagu mingid kardab midagi või mis iganes, tee siis vahet sellel kuidagi, aga ta on ikkagi teistsugune tunne.
No kas sa nüüd ei ole juba õppinud, et kui see vilksatus ära käib, siis lihtsalt, nagu ma just ütlesin, istudki seal niimoodi käed süles ja ei liiguta, see ei päev mitte midagi. Ju see on minu elu õppetund õppida ennast natukene paremini kuulama. Võtab aega. Jessus, kui põnev. Kas ma tahaks natuke unenägudest ka rääkida, aga ma räägin enne ikkagi nagu isiklikust elust ka veel natukene, sest ma lubasin ju lapse nime ära siin arvata. Aga üks põhjus, miks sa eriti lapsest rääkida ei taha, on ka see, et sa oled öelnud, et siin maailm on täis igasuguseid perversusi, eks ole, ja sa ei taha oma last esile tuua. No mingi hetk sa ikkagi kõnnid taga käsi käes kuskil ja tehakse see pilt ära, näed, palun, siin on tema maimukene ja või ma ei saa vaata maailma eest oma last peita ja seda ma ka ei tee, et ma ju käin taga ka täna jalutamas ja poes ja restoranis. No jah, aga ta on nagu seal kaitstud, ta on nagu vankrikeses, eks ole. Et ta kasvab ja kui ka tehakse pilti ja nii edasi, aga see on elu loomulik kulg. Ma hoian seda perioodi, kus ta on selles väga õrnas ajas lihtsalt nagu tõesti maailma eest selles mõttes, eks. Et ma olen alati seda meelt olnud, et laste pildid ei pea olema internetis, et seda ma tõesti ei soovi, eks, et sellest ma saan ka seista, on ju. Et ma just mõtlesin selle peale, et minu lapsed pildid ju minust endast on selles mõttes ju esikaantel olnud ja igal pool, on ju. Aga tead, vanasti ei olnud seda, et see oligi seal tänases lehes, homme oli see juba kellegi ahjus tulehakatiseks ja nii ta oligi lihtsalt, eks. Täna on seal kommentaariumid, kus inimesed elavad ennast välja ja räägivad nagu kohutavaid asju suust välja. Et ma ei taha, et minu laps oleks see, kellest selliseid asju seal räägitakse, eks, et või keegi võtab arutleda nagu minu pereelu. Et see on midagi, mida ma nagu hoian endale ainult. Ja sellepärast mul ei olegi kusagil lapsest ühtegi pilti, ei ole seda nime kuskil, ei ole mitte midagi. Et ma ei arva, et mu laps peaks olema see mingisugune etalon, millega endale tähelepanu tõmmata. Ja inimesi on igasuguseid täpselt, et kui ma iga õhtu vaatan uudiseid, siis ma just eile vaatasin uudiseid, kus käis läbi järjekordne nagu pedofiil, kes mis jälkusi nagu üles kirjutas ja mida nad nagu kõik omavad ja nii edasi ja mõtlen ausalt, saab mind oksele lihtsalt. Ma ei teagi, kumb mind rohkem oksele ajab, kas see, et need inimesed, see on haigus on ju, et sellest peab aru saama, et see on haigus ja inimene tegelikult nagu ju ei ole ju tahtlikult selline, et tal on tohutult väärastunud maailmapilt, eks. Küll aga võib-olla isegi nagu selle kõige juures see kurvem pool on need olematud, selles mõttes minu silmis olematud seadused meil lihtsalt selle suhtes. Et aga sellest jah, ma ütlen inimestele ka, et ärge pange oma lapse pilte ülesse. Et ei ole vaja. Kui ta saab ühel hetkel täiskasvanuks, küll ta siis ise otsustab, mida ta tahab endast jagada, mida mitte. Sest tänapäeval on ju, nagu me teame, AI-ga tehakse, täiskasvanuga võetakse sinu pilt, eks ole, tehakse siin, pannakse alasti kuhugi, riputatakse üles, aga kõige rõvedam on see, et kui sellest väiksest lapsest tehakse see keha, mida hakatakse kasutama, tal on lihtsalt selle sinu lapse nägu. Et ma ei saa aru, kuidas inimesed siiamaani ei saa sellest aru, et see on see üks põhjus. Et see on väga-väga tõsine, et tänaseks see ongi selle meie siis tehisintellekti see varjupool. Ja siis, kas sind ei näe siis tulevikus siis pere- ja kodukaanel või Eesti naise kaanel mees ühel pool, laps teisel pool ja siis niimoodi? Ma arvan mitte. Et minu abikaasa ei ole ka selles mõttes selline edev mees, et kes tahaks igal pool figureerida, et pigem seal meedias olen mina, see on minu otsus olnud seal olla ja see on minu töö, minu leid tihti peale, eks, et aga minu abikaasa omal mitte ja minu lapse omaga mitte. Et neile ma olen jätnud selle privaatsuse. Just, kus on sinu mees ikka julge, et sinusuguse naise julge võtta. Olete te sel teemal rääkinud üldse, et kus tal ikka need munad on? Et see, esiteks, et sa oled just, kui selgelt nägija, ma julgeks sihukese inimesega isegi koos elada, öeldes, aga sa oled ka väga tugev karakter, pluss, et sa oled siis avaliku elu tegelane. Jaa, ta on selles mõttes, mulle meeldib, ta on täpselt see mees, kelle puhul ma saangi vaadata alt ülesse. Et ta ei mitte ühtegi minu omadust mitte kunagi ei laida,
ta võib-olla teeb natuke nalja vahepeal selle üle, et noh, et me lapsega enam-vähem mahume ka siia voodisse selle ego kõrvale ära. Et ta teeb võib-olla nalja selliste asjade koha pealt ja oskab nagu mulle läheneda, kui midagi on natuke kuskilt kriibib, siis pigem läbi huumori, et kunagi ei pane mind kehvasti ennast tundma ühegi omaduse pärast, ühegi otsuse pärast, vaid ta oskabki läheneda väga-väga hästi selles suhtes. Et julge on ta kindlasti, aga seda selgeltnägemise poolt, ta on mul kaval selles mõttes, et ta oskab seda väga hästi ka oma töös ära kasutada. Ongi nii, sul on see cheat code on kogu aeg olemas, on ju, et kes saab aidata, eks, et kui on vaja mingeid suuri otsuseid teha, siis on kuule, kas sa saad korra vaadata seda asja või seda asja, on ju, et kui ma teen niipidi või naapidi, on ju. Et pigem ta on sedapidi selle enda kasuks pööranud. Wow. Ja on seda ka märgata nagu, sest ta on ju äriinimene, ma saan aru, et me ei lähe nüüd ei süüvi nagu detailidesse, mis äri ta teeb, aga ta on ärimees ja no tõesti, issand, ma käiks ka üle päeva, kui sa mu naaber oleks, küsiks, kas mul tasuks see tehing teha või peaks natukene ootama või... Nüüd on käes, kuule, kas sa täna on vist kasvav kuu, et saab seda raharituaali teha? Et kõik on selgeks õpitud juba kõrvalt. Oh my God. Ja see toimib. Toimivad, kui neid asju õigesti teha. Kui sa õigesti teed. Ja seal ei tohi olla sellist rumalat egoismi. Ahaa. Rumalat egoismi ei täida sul keegi. Teejuhid ei anna sulle ka nagu selles mõttes nagu niisama lolluse pärast asju kätte. Et tahan saada 5 miljonit, ma teed selle 5 miljoniga. Ma ei tea, läheks shoppama. Rumalus ju. See ei oska selle rahaga midagi teha. Et aga tahan 5 miljonit saada, et ehitada midagi suurt, mis aitab näiteks teisi inimesi jälle edasi mingite asjadega. No, sellest on ju kasu kõigile, eks. Et selles mõttes. Enne rääkisime karmast, vaata, siis ma mõtlesin, et karma puhul näiteks inimesed tihtipeale küsivad, et kuidas ma saan seda nii-öelda puhastada kuidagi, eks. Et karmat ei saagi puhastada, sa saad seda küll kergelt neutraliseerida. Tee egoismi vabasid heategusid. No vot seda ma tahtsingi enne küsida, et kas on võimalik, aga siis sa pead väga egoismi vaba olema, mitte samal ajal mõtlema tagamõttega, aga nüüd ma teen head selle pärast, et... Jah, ei, see peab tulema sul suvalistel hetkedel. Mingi aeg, ma käin kirikus. Ma ei käi kirikus kunagi ma ei käi kirikus kunagi endale midagi palumas. Mitte kunagi endale mitte midagi, aga ainult teistele. Teistele ma panen küünlad kõik, tervisele ja muudele asjadele, eks. Ja ma alati annetan kirikule. Ma annetan inimestele, kes seal ees on, eks. Et ma annetan vähihaigetele, lastele on ju selline raviks, on ju. Loomakestele, kellel on vaja süüa osta, pesasid osta, on ju. Et ma ei oota sealt mitte midagi tagasi. See on minu jaoks loomulik lihtsalt, et kui see puhastab või teeb midagi paremaks, väga tore. Et aga see ei ole see eesmärk, eks. Et see ongi see egoismi vaba heategu lihtsalt, et inimesed, see peaks loomulikult olema. Et aga mitte, et ma lähen nüüd teadlikult, et võt nüüd lähen 50 eurone näpus sinna kirikusse annan ja siis ma nüüd peaks kohe hea olema. Äkki nüüd läheb paremaks, on ju. Kui sa seda juba loodad, siis seda ei lähe paremaks. Aga see on õige, mida ma vahel olen teinud, et kui on mingi eriti äge päev olnud ja mul on tõesti hästi läinud ja ma olen nagu isegi sellest natukene šokis, et ma kõnnin, millegi pärast mul satuvad just siis ka kerjused tee peale. Muidu neid nagu ei ole. Ja siis järsku on ühe nurga peal või seal teise nurga peal. Ja siis ma lähen mööda ja siis ma lähen tagasi, sest ma mõtlen, et kurat, mul on nii hea päev olnud. Ja sobran oma rahakotis, olen ka sealt võtnud seinast välja. Ja lähen, kas see on ka natuke egoistlik, vaata, et noh, nüüd ma annan selle 10 talle või 5 või, et kurat, mul oli nii hea päev ja siis ma panen selle. Raha on ringluses, vaata, eks ta tuleb sulle tagasi selles mõttes, et seal on küll, seal on ka see teine nurk, et kerjuste puhul, et noh, et kui tegu on ikkagi nagu, vahe on sellest, kas tegu on inimesed, kes on päriselt nagu hammasrataste vahele jäänud, on ju. Selle sa tunnetad ära. Või siis on seal see, et läheks ostaks ükskõik mida, millel kraad sees on. Ei, selle sa tunnetad ära. Just. Et aga see, kui sa annad seda raha välja, raha tuleb alati hea tundega välja anda ja kui see tekitab sus hea tunde, et sa annad talle, siis see on kõige. See on täiesti okei ja mitte et see, et ma nüüd natukene ka niimoodi saputan oma sabasulge. Pigem lihtsalt see ongi see, ma arvan, et siiras hea tegu selles mõttes, et mul on ja ma annan sulle ka.
et sul oleks ka täna hea päev, sest minul on ka hea päev. Et selline tänu on nagu täiesti okei. Või see tunned, et sa lähed sellel päeval, lähedki kirikust mööda, järsku on tunne, purja ma lähen, panen selle küünla, ma ostan selle küünla, panen sinna mõne sendi, on ju, et sellepärast, et ma olen tänulik. Et pigem võib-olla niipidi, kui naapidi, et oi, ma tahan nüüd lotoga võita, kurat, ma lähen panen sinna, nagu sa ütlesid, 50 eurot, äkki joppab, jah. Kui me saade hakkab ära lõppema, tead, ma ei tahagi enam su lapse nime välja öelda, sellest, et sa rääkisid nii ilusasti või noh, sa rääkisid nii mõistlikku juttu sellest, et miks seda kõike ei ole vaja. Et jäägu see mu enda teada, ma pärast, kui kaamerad läheb kinni, siis ma lihtsalt ütlen sulle. Aga ma tahan lõpetuseks veel rääkida, mis teema mind millegi pärast tuli ette. Erutas unenägude teema ja kuna ma sain, no palun väga, 365 ööd sellise toreda raamatukese ka, mida ma sirvin. See tuli mul sellepärast ette, et ma olen ise viimasel ajal näinud nagu nii palju unenägusid, hästi selgeid, hästi filmilikke ja kõiki asju. Ja mul on see tunne, et ma ei taha neid mäletada hommikul enam. Ma tahan nad ära eest lükata, ma ei taha, et nad mõjutaksid mind. Aga räägi natukene selle unenäo teemadest, on meil ka puuduta mind saadetes hästi palju viimasel ajal millegi pärast küsitud. Ma ei tea, kas inimeste unenäod on läinud siis kuidagi intensiivsemaks või värvilisemaks või mis toimub üldse siin Eesti inimestega? Intensiivsemaks on läinud. Neid mõjutavad hästi palju tegelikult sõjahirm, mis on see, mis inimeste unenägusid tõesti mõjutab palju igasuguste erinevate nurkade alt ja toob selliseid kummalisi nüansse sinna kindlasti sisse. Aga unenäod tegelikult, kui sellised on mõistatused. Nii. Ja unenägude puhul inimesed ikka kirjutavad unenäod mulle A4-de kaupa ja üldse oluline. Terve unenägu ei ole kunagi oluline. Oluline on sealt kätte saada see detail. Noh, näiteks. Et see, mis sul jäi kõige rohkem meelde sellest unenäost. Et võtame, ma ei tea, ma toon... Oota, ma toon ühe näite kohe. Lihtsalt see on jõudna praegu ja ma ei tea, miks ma avan ennast praegu siin. Ärkasin hommikul, vastu hommikut üles, mõtlesin, oi, kell oli nii vähe, et ma magan veel pool tunnikest või tunnike. Ja need lühikesed uned on kõige õudsemad ja kõige selgemad. Ja siis mu 2 jala laba peal olid 2 musta ämblikku. Ja muidugi sa ehmatad ju suure ära, sest nad olid paksud, karvased, ponšakad. Ja siis ma sisestasin, ma mäletan selle unenäos, ma füüsiliselt isegi tundsin, kuidas nad on seal. Ma ütlen, ei, las nad olla, ära hakka raputama, see on väga hea, nad on väga tervislikud. Üritasin endale unenäos nagu selle positiivsema poole sellest leida. Aga näiteks mul 2 jala peal on 2 koledat karvast musta ämblikku. Siin raamatus olen ma ka tegelikult kõik need putukad võtnud selles mõttes kokku ühtselt, et igasugused sellised ämblikud ja muud putukad on väikesed tüütud probleemid. Jalgade peal, vaata märgid jällegi, et detailid on olulised. Ämblikud ehk siis sellised rõvedad tüütud putukad on ju ja jalad. Mis jalad teevad? Liiguvad on ju. Ehk siis sul on mingite asjade edasi liikumisega tüütud väikesed probleemid, millega sa pigem ei tahtnud tegeleda lihtsalt, eks. Et need ilmsi võivadki tekkida, et need on mingid tüütud probleemid su jaoks, millega nagu tunne, et okei, las nad pigem siis olla, on ju, et ma proovin mitte välja teha sellest. Nad on väga kasulikud, need on mulle vajalikud. Aga tõenäoliselt sa pead nendega ikkagi tegelema. Ma pean tegelema, jah. See on ka väga hästi öeldud. Ämblik võib tähistada manipuleerimist või olukorda, kus tunned end kellegi teise võrku mässituna ja sa on täiesti täpselt. Just. Et jällegi, ämblik on seal ka eraldi siis välja toodud ilusti, et ta võib ka selle nurga alt, et ta võib võtta putukate alt, et need on tüütud probleemid. Ega see manipuleerimine on samamoodi väga tüütu selline probleem, sa ei pea seal kindlasti kaasa minema, aga jah, et keegi üritab sind kuhugi siis mässida, et teha asju nii, nagu tema tahab, on ju, et ei liigu sinu suunas võib-olla, kuhu sinu jalakesed tahaksid minna. Jah, hoiab mingid nagu justkui kinni. Et ei teeme teistpidi. Ja seda sa mainisid ka siin ära, et okei, mina olen, et kas saab unenägusid kinni panna, seda on küsitud hästi palju. Et ma ei taha, vaata, ma näen ööst väga värvilisi filmilikke unenägusid. Võib-olla ma peaksin nad tõesti üles kirjutama ja siis analüüsima, võib-olla ma ei tea, seal päevade, nädalate viisi ja nii edasi. Öeldakse ikkagi, et unenäod on pigem tervislikud. Pigem on nad tervislikud, et see, kui ei näe, et siis just kui inimene ei maga väga sügavalt, et siis kui ma unenägusid uurisin mingi aeg, siis mind ka nagu täitsa üllatas, et okei, et see on ikkagi nagu tervislik, et alateadvus elab läbi mingisuguseid emotsioone, mingisuguseid sündmusi, mis säästab sind siis päevasel ajal, eks.
et ta ei ole halb, et sa elad unes need asjad lihtsalt läbi ja ei pea nendega siis nii-öelda ilmsi tegelema, et neid ei pea kartma. Inimesed tihtipeale kardavad, et noh, et vaata, näevad, et ma ei tea, neid lastakse maha või mingeid selliseid asju. Elumuudatused kõik, et näed surnud tunes, siis ei tähenda seda, et issand tuleb ja viibki muu ära, on ju. Et need on pigem mingisugused, nad tähistavad millegi lõppu, millegi uue algust su elus, et ma ütlen, need tuleb lahti mõistatada lihtsalt, et vähe on neid, mis nüüd tähendavad puhta õudust. Ahah, vähe on neid, mis tähendavad puhta õudust. Enamus unenäod tähendavad ikkagi millegi muutumist ühel või teisel kujul. Oi, see oli väga armsalt ja tervendavalt öeldud. Vaatan unenägusid edasi mõnusalt. On sellel siis mõtet neid üles kirjutada ja analüüsida? Kindlasti, mina ütlen, et täpselt nagu seal raamatuski, et unenäod on teinekord isegi võib-olla üks väga hea ennustusviis. Kirjuta üles peapäevikut, käilgi. Kuule, nüüd täitsa lõpetuseks. Nüüd elame sellises maailmas, nagu praegu me elame siin kõik, eks ole. Äkki järsku ütled mulle siin, et mis praegu Eesti inimestega toimub? No, sa ütlesid, et me elame selles hirmufaktoris ja sellest kõik teavad, kus me elame, eks ole. Aga mida sa soovitaksid Eesti inimestele? Võib-olla nagu lihtsalt lühidalt nagu, et meil on ühiskond väga tugevalt lõhestumas. Kaheks on inimesed, selles mõttes see, et on raske. Seda on ju aru saada olnud, et inimestel ongi raske. COVID ajast, see ajast, kõik see ongi keeruline, eks. Et majanduslikult on inimestel raske. Kui sul on valida, et kas minna seda kergema vastupanu teed ja soperdada seal pori sees või ikkagi ronida sealt redelist üles, isegi kui see redel on tehtud roosiokastest, siis roni üles sealt, ükskõik kui palju jalad verd voolavad, üleval on ikka parem, kui seal all pori sees soperdada ja mõelda, kui kehv ja nõme kõik on. Väga ilus lõpp loole. Aitäh sulle, kallis. Aitäh sulle. Ja ilusat perekonna elu ja nautimist ja näha, et sa ikka särad ikka täiega, et sul on ikka kõik hästi ja inimesed ärge olge kadedad selle peale, kui kellelgi on midagi väga hästi. Alati vaata, mis ta teeb niimoodi, et tal läheb hästi, mis mina saaksin ka teha, et mul paremini läheks. Ta motivatsiooniks. Just. Mitte teiste alla kiskumiseks ja kraapimiseks. Imeline, aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja siis bon appetit, inimesel on kõht tühi.